Mari Kalkun. Mis küll on elu, vaid unenägu see. See, kes on kord Mari Kalkunit kuulnud, jääbki teda kuulama. Tema laulud on lausa loitsud, võivad rahustada ja magama suigutada või vihma välja laulda. Sata, vihmad kõnõsa. Niidi tõmbamine ikkagi esivanematega on minu jaoks hästi oluline. Kas te saatsite mind lauludega teele? See aitab mul enda kohta rohkem teada saada, et kes mina siis selline olen ja kust ma tulen ja... Üle aegade. Kuigi enamasti esineb ta üksi, siis alati on tunne, et Mari Kalkun on bänd. Ühes temaga on lavale kogunenud kõik need esivanemad, kes jagavad talle oma tarkusi ja saladusi. Kalkun ammutab pärimust, nagu tooks pangega kaevult vett ja laseb oma autorilaulul lennata. Sünnib muusika, mida ei saa kellegi teise omaga segi ajada. Varikun varvapäev. Kulus aastaid enne, kui ma hakkasin tundma ennast nagu osana sellest pärimusest, et see pärimus ei ole midagi eraldiseisvat minust, mis asub kuskil arhiivides, vaid et kõik see, mis mu ümber on ja need inimesed ja laulud, keda ma kohtan elus, et see kõik ongi see minu pärimus. Uma keelen, taha sulle kõnelda. Ja kui varem arvati, et setod ja võrokesed võivad oma keelega minna potilaadale, kes neist ikka aru saab, siis Kalkun tõestas, et võib oma keeles lauldes käia üle terve Euroopa ja Jaapani ja kõik laulavad kaasa ja saavad aru. Keelega. Olid ajad, kui ma arvasin, et luua saab tõesti ainult kurbusest ja ainult igatsusest. Aga järjest enam ma püüan jõuda ka sinnamaale, et luua rõõmust ja joovastusest või mingisugusest kergest tundest, mis kannab, et kogu spekter on oluline. Kogu spekter elust võtta vastu kõik, mis elu toob. Ja muidugi on erilisel kohal Kalkuni muusikas vaikus. Kõige olulisemaid asju ei öelda lärmates. Aga samas, kui on pidu, siis võib olla pidu nii, et uks ja hääl on palla. Ma laulsin ja 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 laulsin. Jah, ma laulsin ja siis ma lasksin lahti. Käis Karakas!